Võru ja Põlva maakonnas alles jäävad 8 omavalitsust peaksid alustama ühinemiskõnelusi, et jõuda 4 aasta pärast ühise valla moodustamiseni, leiab Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni esimees Ivari Padar. See, mis praegusel juhul siis selle aastaga valmis saab, seda tuleb võtta haldusreformi esimese etapina. Ja kui me räägime siin konkreetselt siis Kagu-Eestist, siis ma arvan, et on igati mõistlik, kui nii Võru maakonna kui Põlva maakonna inimesed vaataksid teineteisele tõsiselt silma ja arutaksid tulevast koostööd. Ja see tulevane koostöö võiks siis päädida korraliku suure Kagu-Eesti omavalitsuse tekkega. Saadiku sõnul tuleks Võru ja Põlvamaal võtta eeskuju saarlastest, kes jõudsid haldusreformiga maakondliku omavalitsuse moodustamiseni. Nagu Saaremaa on ka Võru ja Põlva maakond üks keele- ja kultuuriruum, mille ühendamine tugevdaks piirkonda nii vaimses kui majanduslikus plaanis. Ma olen mitmel korral näinud seda, kuidas saarlased on põhjalikult ette valmistanud selle ühe omavalitsuse tekke, funktsioonide jaotuse üle Saaremaa, ülesanded, mis jäävad Kuressaarde, ülesanded, mis jäävad Orissaarde, ülesanded, mis jäävad teistesse maa-asulatesse. Et seda tasuks võtta täiesti selliseks mudeliks. Põlva maavanem Igor Taro sõnul sõidavad liinibussid juba praegu üle 2 maakonna piiri ning piir ei ole takistuseks ettevõtjatele ega ka omavalitsuste koostööle, kui seda teha on tahetud. Bussid liiguvad üle maakonna piiride, inimesed liiguvad üle maakonna piiride, et selles mõttes ettevõtjad tegutsevad ka üle maakonna piiride. Et kui me vaatame kas turismipiirkondade toimimist, kui me vaatame kas seda kurikuulsat Setomaa näidet, et millega nüüd nii palju andmist ja tegemist oli, et see on ju piirkond, mis on üle 2 maakonna piiri toiminud kogu aeg. Esimesed sammud ühisomavalitsuse poole on Padari hinnangul Kagu ühistranspordikeskuse loomisega juba astutud. Siit edasi võiksid sügisel valitavad volikogud võtta päevakorda ühise omavalitsusliidu asutamise. Tuleks kaaluda ka seda, et võib-olla tuleks omavalitsusliit teha Võru ja Põlva maakonna peal kokku. Nii nagu ma tean seda, et tõsiselt kaalutakse Jõgeva ja Tartu maakonna pealt ühe omavalitsusliidu tegemist. Et ka see oleks selline asi, millega edasi minna, et kui nüüd esimese raksuga pärast 15. oktoobrit ei suudeta ühte omavalitsusliitu teha, võib-olla siis 2018. aasta jooksul suudetakse seda teha. Maakonnakeskuse funktsiooni või maakonna-linna funktsiooni peaks säilitama mõlemad, et kuna teenuse piirkond on kummalgi linnal oma enda piirkond. Et ehk siis meil ei ole mõtet siin minna sellistesse vaidlustesse, et siin on 25 kilomeetrit vahet ja küll jõuab sõita. Et tegelikult ei teeninda need linnad mitte ainult iseennast, vaid nad teenindavad ka laiemat piirkonda, mis on ühistranspordi ja teedevõrkuga nagu paika pandud. Meil tuleks ära jagada ka siis valitsemise funktsioonid taoliselt, et erinevate asulate vahel oleks siis need ametnike kohti ka siis jaotatud. 60 aasta jooksul, mil Põlva maakond on eksisteerinud, on kunagine Võrumaa identiteet asendunud Põlvamaa ühtekuuluvustundega. Kas taasühinemine Võrumaaga tähendaks ka Põlvamaa lõppu? Võru linn on siin viimased alates Katariina teisest saadik ennast väga hästi tundnud Põlva kihelkonna koosseisus ja Põlva kihelkonna piir läheb sealt Võru turu juurest Piiri tänavalt, nii et pole häda midagi olnud ja me ise istume ka siin keset Põlva kihelkonda Navikülas praegu. Et ega siis see Põlva identiteet ei kao kuhugi.